Pärast Pinsteri teadusjuttude avaepisoodi avaldumist võttis minuga ühendust härra president. Ikka selleks, et meievahelist kohtumist kokku leppida. Mis moel president minuga ühendust võttis ning kuidas ma end presidendiga kohtumiseks ette valmistasin, seda näed aga juba pärast introt. Pinsteri teadusjutud. Tundub, et presidendi härra ei ole unustanud ka spordimehi. Küll aga ilmselt see, mis keelel see meelel, presidendil on väike eksimus sisse tulnud. Aga vaatame, mis meil siin president saatnud on siis Rasmus Pintile siis. Vaatame. Oho. Vabariigi presidendil ja proua Sirje Karisel on au paluda teid härra Rasmus Pint kaaslasega. Eks siis härra Rasmus Pint peab vist kohale minema. Ei pidanud just palju teadusjuttude episoode produtseerima, et sel viisil vabariigi aastapäevale kutset saada. Lisaks aga pintsaku, lipsu ning uue soengu välja valimisele oli vaja ka mõelda, mis teemaga ma presidendi juurde lähen. Mina otsustasin siinkohal mõelda Eesti treenerite süsteemile ning võiks öelda, et ka selle kitsas kohtadele. Eestis on vastavalt haridusele ning treeneritööd kogemusele välja töötatud Eesti kutsekvalifikatsioon raamistik ehk EKR, kus kutsetasemeid treeneritel on EKR 3-st kuni EKR 8-ni välja. Kusjuures EKR 3 treenerid oma nimetuselt on abitreenerid, EKR 4 nooremtreenerid, EKR 5 treenerid, EKR 6 vanemtreenerid, EKR 7 meistertreenerid ning EKR 8 eliittreenerid. Kõige olulisem on aga muidugi treener tasemega EKR 5, mis tähendab seda, et lisaks klubile, kus treener töötab, tuleb ka teine osa palgafondist just riigilt. Nimelt 50% maksab palgafondina klubi ning 50% riik. Murekoht tekib aga siin sellest, et täiskohaga töötava treeneri brutokuupalk on 1400 eurot bruto, vaatamata sellele, et ta saab ka riiklikku toetust. Mis tähendab seda, et ambitsioonikad noored, kes on väga palju nõus panustama noorte sportlike eluviiside kujundamisesse, siis nad peavad tegema ikkagi lisatööd, et normaalsel tasemel ära elatuda. Kusjuures seda palka saavad ka vaid treenerid selgi juhul, kui klubil on üldsegi võimekust seda 50% osalust katta, kuna riik toetab treenereid täpselt samas mahus, kui palju klubi suudab panustada, ehk siis kuni piirini 700 eurot bruto. Näiteks, kui täiskohaga töötava treeneri brutopalk klubi poolt on 500 eurot, siis ka riigilt tuleb sama panus ehk kokku 1000 eurot brutona. Väikelinnades, väikeklubides või ka väiksema atraktiivsusega spordialade lõikes on vaja seega tõsta oluliselt laste igakuist õppemaksu. Seda aga saab ka parandada riik. Iga lapse kohta kindel toetuse summa, näiteks 30 eurot, mis laekub ühele spordiklubile, kus laps treenib. Ülevaate artikli kohaselt on laste spordis osalemine seotud 5 peamise faktoriga: kompetentsuse tajumine, lõbu ja nauding, vanemad, uute oskuste omandamine, sõbrad ja eakaaslased. Seega üldtunnustatud psühholoogilistele teguritele lisaks mõjutab laste spordis osalemist ka motivatsioon sotsiaalkultuurilises kontekstis. Et lapsed jääksid spordiga tegelema, on ülioluline, et treenerite käitumine ja tavad vastaksid noorte vajadustele. Treenerid vastutavad arenguliselt sobiva õpikeskkonna loomise eest, seega peavad treenerid hoolikalt läbi mõtlema käitumisviisid, mida nad kasutavad ja kuidas nad noori juhendavad. Treenerid peavad kasutama rohkem positiivset kui negatiivset käitumist ning rõhuma treeningute ülesehituse lõbusatele elementidele ning meeskonna tööle, mitte niivõrd palju pingutusele ja teiste võitmisele. See kinnitab aga seda, et professionaalseid treenerid on meil vaja, ent teisalt palka neile maksta me ei soovi. Kas aga on jätkusuutlik? Kas see mitte pole ohukohaks inaktiivsuse tõusul üleriikliku rasvumise kontekstis? Me räägime ju meie tuleviku noorte tervisest. Ja kui rääkida süsteemist, siis mina täna erialase doktorikraadiga ei tohi noori treenida, kuna puudub kehtiv treeneri kutse. Küll aga on võimalik tisleril, maalril, pagaril, juristil, kokal, juuksuril või kellel iganes läbida 30 tundi spordierialast ning 30 tundi üldainete koolitusi ning hakata seejärel praktiliselt päeva pealt abitreeneriks. Doktor Pinster pooldab seda,
et treeneriks tasemega EKR 5 võiks saada ainult erialase kõrgharidusega inimesed, olgu selleks baka, magistri või doktorikraad. Kuna riigieelarves on finantspool väga täpselt paigas, siis mida vähem on treenereid, seda suurem võimalus oleks ka neisse treeneritesse panustada, kes seda ambitsioonikalt ette võtavad. Paljud küll arvavad, et seetõttu jääks meil riigis treenereid väheks, siis tõenäoliselt see ei vastaks tõele, sest motivatsioon oleks siis ju kõrgema palga korral ka naastada oma liistude juurde tagasi neil, kes sellelt teekonnalt on välja astunud. Ja olgu kui öeldud, lugupeetud laste vanematele, kas sina tead, mis treeneri tase on sinu lapsi treenival treeneril? Kontrolli see järele treenerikutse.ee, aga vaatamata treeneri tasemele, viimaste uudiste valguses tasub hoida silmad avatuna sellegi poolest. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.